üllatusteks valmis. Kuulbett. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbetti 6 viga. Kahtlemata kõige nõelvam saade siin mulle kameral, sellepärast, et meil on siin külas Haapsalu Herilaste üks algatajaid Siim Sander-Vene. Tere Siim! Tervist! See on ju hea tutvustus tegelikult, see on südamelähedane kohe, et muidu on see koondise jutt alati, eks ju, ja kõik muud tiitlid, 3 korda vist Eesti parimaks korvpalluriks kõike juurde, aga Haapsalu Herilaste eestvedaja ikka. Ei jah, mulle meeldis, täitsa. Räägi nüüd, ma arvan, et ka meie vaatajate seas on siiski natuke ka neid NBA fänne, kes võib-olla nii väga Eesti kossul silma peale ei hoia, et mis projekt on Haapsalu Herilased ja kus see tekkis? No meie juurest nad siin NBA-s hakkavad minema varsti. Et tuleks juurde neid. Jah, selles mõttes on lihtne, muidu neil saavad otsa varsti seal. Ei, noh, nii kui ikka elus mingisugune asjade kokku langevus peab tekkima ja tekkis selline hetk, et kui ma seal oma suve veetsin Haapsalus juba mitmendat korda, siis mõne seal kohalikuga rääkides ja ütleme suvel natuke trenni tehes, siis mingi hetk sain info, et üks kohalik noor kutt hakkab Tallinnas ülikooli õpinguid lõpetama ja ei tahaks oma elu nagu liiga palju Tallinnaga siduda, vaid pigem nagu koju tagasi tulla ja too kutt Miksis oli nagu ise kunagi Audentases ka mänginud ja korvpalli taustaga igatepidi ja õppis siis nagu kehalise kasvatuse õpetajaks ja treeneriks, et noh, ma ei tea, palju ei pidanud mõtlema, et kas nüüd või mitte kunagi, et tuli ärial nii-öelda sarvist haarata ja ära teha, ma arvan, see asi, et neid mõtteid oli igasugused enne juba seal, et noh, ma olin ikka vaadanud, et kuidas midagi ei toimu ja miks midagi ei tehta väga palju, et noh, Levkois on midagi pusis, aga see oli siuke noh, ütleme, tavaline selline maakoha põlvatsas nokitsemine, ma ütleks natukene, et noh, et nagu siuke mingis mõttes süsteemitu võib olla ja ilma mingisuguse suurema pildi ja visioonita võib olla, et mulle tundus, et täpselt oli paras aeg, Mikk jäi ka nõusse selle asjaga, Levkoi ütles, et tema on ka nõus nagu edasi panustama nii palju kui saab ja nii me sealt vaikselt minema hakkama, et ma mäletan, et mingi aeg enne seda oli veel Keijo Kuhi oli korvpalliliidu sekretär siis ja käisin siis Keijoga noh, midagi seal niisama rääkimas ja arutamas suveplaane seal midagi ja Keijol oli suur kaart nagu seina peal seal kontoris ja siis Keijo ise on ka tegelikult Haapsalu mees ja siis ainukene maakond, kus polnud ühtegi lippu oli siis seesama Läänemaa ja Haapsalu, et ma küsisin, et kuule, et ise oled ka Haapsalu mees, et kuidas seal nagu ühtegi lippu ei ole, et ise oled korvpalliliidu juht ka veel, et siis ta ütles, et tal see oli nagu pinnuks silmas olnud ja siis no me siis aitasin välja Keijo ühesõnaga. No selge, olles ise nii lihtne oligi. Olles ise ka kommenteerinud juhuslikult meistriliiga mänge Haapsalus, Raplad ja mõned teised tiimid on Haapsalus ikkagi aeg-ajalt mänge pidanud, siis noh, mis seal salata, neil kordadel, kus mina nagu selle Raplaga sõitsin kaasa sinna Haapsalu, ega nüüd seal kohalik liiga palju välja ei tulnud nendele mängudele, kuigi samas no, Läänemaa korvpalliliiga on alati toiminud ja sealt, ütleme, Haapsalust nagu, okei, võib-olla ei ole mingid Eesti koondise mängid, aga esiliiga tasemel mängijad on sealt alati tulnud ja ka meistriliiga mängijad on sealt ka, tegelikult see, noh, korvpall ei ole seal maakonnas nagu, ma ei tea, nagu käsipall Põlvamaal. Aga ma tahtsingi sinna jõuda, et aga sinul on palju parem tunnetus seal kohapealsest elust nüüd olemas, et kui tugev on siis praegu Läänemaa ja võib-olla laiemalt Lääne-Eesti kossu, kuidas öelda, kultuur? No eks ta võtab aega ikkagi, kui ta kasvab, eks ole, et kui mingit asja pole nagu väga pikka aega olnud, siis eks iga asi võtab aega, et noh, et meie jaoks praegu, mis kõige tähtsam on, et nooreks kasvaks, no mitte ühegi vahendidega ei saa, et nendest saaks 2 aastaga 13 pealt 18 peale, et no mitte ühegi valemiga ei kasvata neid nii kiiresti, et see võtab aega, samamoodi võtab aega see, et rahvas hakkaks saalis käima, et nad üldse teaksid, mis seal toimub, eks ole, et nad üldse teavad, et reedeti käivad mängud näiteks, et kõik see võtab aega, kindlasti ta täna on palju parem kui siis, kui me alustasime, kasvada on veel kõvasti rohkem, aga midagi juba toimub, midagi meist ikkagi teatakse ja tähtsat võite tuleb. Jah, ütleme, noh, siiamaani, kui me vaatame nagu seda
ütleme pikemat pilti, siis me oleme kõik oma eesmärgid nagu ära täitnud, et noh, ühtepidi võib öelda, et panime liiga madalad eesmärgid võib-olla, aga teistpidi noh, oleme nagu kõik kätega saanud ja ära teinud need, mis me teha tahtsime, et noh, ma ütlen, linna peal nagu meid ikkagi teatakse, eks ole, nimi on ka selline, mis paljudele eritele alguses ette jäi, eks ole, et nagu mingis mõttes kõlav ka ja eks ta kõik vaikselt tuleb, et noh, näha on ja tunda on, et see auk oli pikk, ütleme, kogu seal selle sektori korvpallis, aga noh, nagu Erki ka ütles, et neid igasuguseid kohalikke liigasid ja mingeid asju on siin ikkagi natukene midagi kogu aeg toimunud, et kunagi vist oli isegi 2 maakonnaliigat, äkki esiliiga ja teine liiga, või no oli mingi räige andmine ühesõnaga. Et see ka ikkagi nagu mingi hetk kuivas kokku ja noh, nüüd nagu ütleme, see taassünd mingis mõttes nagu noh, võtab natuke ikka aega. Haapsalu, Herilased, Kadrina, Karud, et kas on lootust, et siit hakkab tekkima mingisugune muster, et Eesti endised koondislased ja nii-öelda paremad pojad hakkavad üle Eesti väiksematesse kohtadesse panemagi püsti nii-öelda erinevaid baase või on see siiski helesinine unistus? Ma kipun arvama, et see on natuke helesinine unistus võib-olla, et neid liiga palju ikkagi rohkem ei tule, aga noh, kui tuleb, siis see on ju igal juhul tervitatav, et muidugi tahaks näha, et neid oleks rohkem, et noh, mul ühtepidi on nagu hea meel, treener nagu midagi tegi, aga mul on väga kahju, et ta nagu sealt ida poolt nagu ikkagi ära pidid tulema või mis iganes seal siis oli, et see oleks nagu olnud selle asjal nagu veel nagu väga hea külg, et see selliselt nagu korvpalli seda kaarti laiendada oleks, ma arvan, rikastanud seda asja päris jõuliselt. Seda enam, et Rakveres on uhke saal olemas, kus on eluaeg korvpalli mängitud, eks? No seda enam jah, et noh, ütleme see Rakvere ümber nagu veel midagi toimuvat, aga noh, Reiner veel, kui ta alustas, siis ta oli ikkagi seal täitsa idadel, eks ole, noh, et või tema see esimene vist visioon oli tegelikult ikkagi Narva, kus ta ise pärit on. Et, no, ja siis mingil hetkel ta oli, noh, Kohtla-Järvel ka trennid ja siis Iisakul ja ta oli nagu, tal oli mitu keskust tegelikult idablokis. Aga Narvas on ainult jalgpall ja siis hoki ikka ka. Hoki ka ikka, jah. Okei. Ja kõik need kaklusspordialad nagu ikka. Kas rahvas on siis leidnud Haapsalus juba tee saali või? No midagi ikka on, et hooaja keskmine oli kas 198 või 199. See on ju viisakas ju. Päris hea. Eesti mõistes eriti, mingi, sa võtad isegi selle meie kõige kõrgema liiga, kõige kõrgem, mis Eestis nagu keskmine on Tartu või? Lääne-Eesti mõistes eriti, et on ikkagi üks kõige hõredamaid kohti Eestimaal. Ja haja asud. See on väga viisakas number. Noh, ma ütlen, et saab paremini, aga ma arvan, et nagu selle aja peal on nagu täiesti okei, ma arvan jah, et meil nagu väga nagu ei pea midagi seal häbenema. Aga te peate nüüd te vahetate liigat, eks ole? Ei, me juba vahetasime, nüüd me esimene aasta juba EML-u. Okei. Et kas te peate kuidagi nagu upgrade ima? Tõesti, 13-18 peale ei saa, aga kas nagu kogu aeg peab edasi minema, eks ole, aga kas nagu mängijate suhtes pead mingit upgrade'i tegema või ei? No ikka, eks me natuke ikka pidime, et ega teise liiga, esiliiga vahe on ikkagi tuntav, et ja pidi tegema teine, noh, elu teeb ka alati oma korrektuurid, et kui me kunagi alustasime, siis meil tegelikult põhimõtteliselt olid kõik mehed olid nagu vähemalt kuidagi seotud Läänemaaga. Et noh, enamus olid seal sündinud ja elanud, eks ole, või kasvanud ja mõned olid, kellel oli, noh, ma ei tea, vanema või keegi elas seal, aga mingisugune seos oli, noh, tänaseks elu on nii palju korrektuure teinud, et kes on vanemaks jäänud, kellel on lapsed, ei jõua käia töö kõrvalt, kes on kuhugi ära kolinud, et igasuguseid siukseid asju, et neid kahjuks väga palju pole jäänud, et selles mõttes see upgrade on mingis mõttes jah, nagu loomulikult ja naturaalselt ka toimunud juba, aga mingid asjad nagu tahavad natukene ise ka jah, tegemist. Aga see ambitsioon on nagu milline siis? Ma olen aru saanud, et Haapsalu Hornets on ikkagi ambitsioon. No ta ikka igaks juhuks peab olema, jah. Ma olen ise sa oled selle välja öelnud. Ei, see nimevalik nagu selle, ütleme, see oli üks selline kriteerium, et ta nagu, noh, võiks olla igas nagu keeles nii-öelda söödav, noh, et okei, kõikidesse ei saa, aga vähemalt, ütleme siis eesti ja inglise keeles, et ta vähemalt, noh, et kui ma teen mingi logo, et siis ta vähemalt on mõlemas keeles samasugune ja sobib nagu, et mõlemad pidi, et jaa, kindlasti seal on mingisugune rahvusvaheline unistus ka, noh, selge on see, et Euroliigat ei tule, sest et 10 000 linna 10 000 saali ei ehita ilmselt mitte üks loll. Samas see koolivõimla Viidemanni gümnaasium võimla, see oli juba 20 aastat tagasi korralik ja vaevalt nüüd viletsamaks on jäänud. No eks ta ikka natukene vananeb, aga midagi otsast putitatakse ka. Nagu mõõtmetelt ma mõtlen, sest et siis kui ta ehitati, siis ta oli ilmselt, noh, ma ei
ta oli täismõõtmetega koolisaal, mida tol ajal väga paljudes kohtades üldse ei olnudki. Jaa, no selles mõttes, kui meistriga mänge ju tuuakse, siis ta peab ju kriteeriumidele nii-öelda vastama, et selles mõttes on see okei, aga kindlasti ma tahan suuremat saali ka sinna. Aga kas selle klubi ehitamisega, Eestis on meistriliiga klubid ka, tihtipeale on nad projektiklubid siiski. Teie eesmärk on natukene teistsugune, et tahad ikkagi omada kogu püramiidi, eks? No unistus on jah, et seda poolt me kasvatame ja kuidagi tahaks nagu kogu aeg mõte on olnud, et lähme natukene teistmoodi, et kuidas me sellega lõpuks välja jõuame, saab näha, et ega paljud, kes meistriliigasse on läinud, on ka mõelnud alati, et nad teevad ühtemoodi, aga lõpuks on ikkagi kõik selle surnud ringis kinni seal, et eks see reaalsus nagu siis lööb ükskord pärast võib-olla jalaga takka nii-öelda ja saab näha, kuidas see nagu päriselt läheb, aga plaan vähemalt on ja mõtted vähemalt liiguvad selles suunas, et mingisugune akadeemia, ütleme, seeme idaneb ka kuskil peas. No soovin sulle selle seenne väetamise ja kasmisega palju edu, aga tuleks korra Haapsalust, läheks Leetu. Kui sina Leedus korvpalliga sõbraks said ja seal ikkagi fundamentidele rajasid, kas siis NBA käis peast läbi või see oli ikkagi kogu aeg selline, see on nii kauge asi, et ei ole mõtet isegi? Ta toet tundus ikkagi kauge, et pigem see NBA võib-olla käis läbi enne, et kui ikkagi siuke, ütleme, vara teismea või lapseiga, eks ole, kui telekast vaatasid neid samu, ütleme, mänge ja kogusid korvpallikaarte ja kõik sellised asjad, et siis võib-olla oli see ma ei tea, kas ta NBA unistus oli, aga mingisugune, ütleme, sähvatus ikka aeg-ajalt käis, eks ole. Kas seal võis see ka olla, et vaata Eestis nagu ownisid nagu oma eakaaslasi nagu tuntavalt, aga lähed sinna Leetu, siis seal on vaata juba järgmine aste ja siis on ju veel järgmine aste ja vaat sa näed seda maailma nagu rohkem, vaata. Et sealt need unistused, vaata, Vaksiga on võrdlus olemas, tema käis vaata Hispaanias, eks ju, ja temal on ju see NBA tase on ikka veel peas olemas. Et sul peab mingi usk ju sisimas olema, vaata. Ma arvan, et siis minu puhul nagu sai see võib-olla selgeks, et ma tegin nagu hästi pikka lepingu, 7 aastat kohe ja siis see nagu siht põhimõtteliselt oli üks, et Žalgiris Euroliiga, et ma arvan, sellega nagu lihtsalt see suund läks nagu teise suunda ja siis see ülikooli minek tollel ajal oli veel nagu, kui sa olid juba profilepinguga olnud ka, siis see oli nagu palju keerulisem, kui see praegu on ja ütleme, seal ei olnud mingid rahalisi asju ka nagu ja üldse ta tundus nii kauge maailm, aga Leedugi tundus siit minnes tundus ei tiigu kaugele. Leedu ongi kaugele, tegelikult 10 tundi sõita. Aga 10 tundi, mille jala lähed? Mina sõidan 10 tundi, sest et mul elavad sugulased Kibartais, see on Kaliningradi piiri ääres. Erki 160-ga, aga hea küll, kui sa Leedus olid, kas Leedu poistel on nagu NBA unist või nemad mõtlevad ka ikkagi, et ma tahan olla siin Euroopas kõva mees? Kas nende unistus on Žalgiris või nende unistus on Chicago Bulls? Eks ta ole mõlemad, ega seal ühte vitsa ei ole, et on neid, kes on lõpuni ja ainult roheline ja mina olen see, aga teistpidi on neid NBA mehi ka ikka täpselt samamoodi, et ega see on ju igal pool on ikkagi selline isiksustes kinni ja igaüks vaatab seda kuskilt oma mätta otsast ja kes vaatab võib-olla reaalsemat pilti ja kes lihtsalt oskab suuremalt unistada. Aga kuidas sa tunned, kas leedukad võtavad rohkem omaks Jonas Valanciunase, Žalgirise süsteemi, ühesõnaga ta on Riitase süsteemis. Riitase, vabandus, ajasin sassi. Riitase süsteemis üles kasvanud noormees, puges juba natuke leedukate südamesse, on olnud koondises palju väljas, nüüd on olnud mitu aastat küll NBA-s, aga on juba sahined, et võib-olla tuleb tagasi Euroopasse või Ameerikas üles kasvanud, aga Leedu koondist siiski esindav Domantas Sabonis või on mõlemad ühtemoodi armsad? Ma arvan, et mõlemad on ühtemoodi armsad, aga Valanciunas on rohkem armsad. Selge pilt. Mul on küsimus. Aeg-ajalt ikkagi NBA-s päris prominentsesse rolli satuvad täitsa sinusugused mehed. Pikad valgenahalised ääred, kes ei hüppa, ma ei tea, kõrgustesse, kes ei ole, ma ei tea, kiiremad kui Usain Bolt, ühesõnaga täitsa nagu näevad välja nagu klassikalised Euroopa mehed. Ja aeg-ajalt nad ikkagi satuvad algviisikaste rolli, teenivad 10 miljoneid. No mis siis on sinu ja Joe Inglesi vahe? Kuidas sai Joe Inglesist kuradi NBA algviisikline, kui mees liigub nagu justkui nagu ekraani peal, tundub, et liigub nagu tiguringi, oskab küll sööta hästi, oskab küll visata, aga ta midagi muud aga ei ole, et mis on siis see vahe, et mõnest sinusugusest mehest saab NBA mees ja mõned jäävad Euroopasse?
esiteks tal on Austraalia pass, mul ei ole. Okay. mul ei ole Leedu passi ka ja siis on juba kõvasti miinuses olen võrreldes nendega alustuseks, aga ei, no seal, see on ju ka nii suur maailm, et see agentide töö ja kõik see, kus sa õigel ajal jääd kogemata kellegile silma ja kõik sellised asjad, et Inglis on vist USA's ülikoolis ka äkki käinud. No jah, aga ta selles mõttes ta ju ta mängis Euroopas. Alustas ikkagi oma profikarjääri. Seda küll jah, aga ikkagi tal mingisugune seeme juba seal oli, keegi oli jälle kuskil näinud, eks ole, et ma üks aasta käisin, olin 3 nädalat Las Vegasis, tegin seal trenni ka ja siis seal oli see Jared Dudley. Ka täpselt tegelikult siuke mingis mõttes väga minu stiili mängumees, eks ole, et ja ainult viletsama viskega. Ja ümaram. Ja ümaram oli kõvasti põskedest, eriti suvel. Aga nagu, üheski otsast ei ütleks, et nagu väga palju parem oli või et võib-olla ei olnud üldse parem tegelikult omast arvast veel, aga nojah, ma ütlen, see on nii suur äri ja kus sa pead nagu õigel ajal kuskil õiges kohas olema. Ma ei käinud ju tegelikult kuskil, kes see tuli mind siia Eestisse vaatama tollel ajal ju. Mul ei olnud mingit agenti, mul ei olnud mitte midagi. Aga Leedus juba, kui see 7-aastane leping, siis peale seda või sellel ajal agent juba tuli nii-öelda orbiidile? Ütleme, selle esimese lepinguga tuli mingisugune agent kaasa, keda ma polnud kunagi näinudki, ütleme, ja ma ei tea, esimesed 3 aastat ilmselt ei näinudki, sest et polnud põhjust. Okay. Aga päris agent tuli siis kunagi ikkagi hiljem jah, et siis kui ma hakkasin seda lepinguid seal ümber tegema ja uusi lepinguid tegema ja vahepeal sa käisin mingi välismaal laenudel ja siis hakkas see maailm rohkem. Kas oled ainult Eesti noortele mängijatele mingisugust nõu, et ma ei tea, kas Henri Trell ja Stefan Vaaks ja Veesaar on sinuga kunagi ühendustatud, et kuule Siim, et tahaks välismaal pikka karjääri pidada, anna head professionaali nõu, kuidas vastu pidada või niisugust suhtlust tegelikult ei olegi? Ei kõigi, ütleme, antud nimetatud noormeestega mingi suhtlus on olnud, et eks me ju koondises saame kokku ja mingi aeg ma mängisin suht Madridi lähedal, kui Veesaar oli veel ise Madridis ja Henri Trelli isa ja minu isa on väga palju aastaid koos mänginud, eks ole, et kuskilt mingisugused asjad on ikka olnud ja eks me kõigiga natukene midagi oleme rääkinud, aga ütleme, iga päev nad mulle ei kirjuta ja oma mingisuguse kui nad mingisuguse jama hakkama mingid seal on lihtsalt väikest sükest nagu nüksamist võib-olla vaja mõnikord võib-olla. Mõnikord küll jah, tavaliselt siis, kui kas on vaja mingi otsust teha või siis, kui on mingisugune, ütleme, kehva olukord ja situatsioon, kus mängu mängida ei saa või vastus Otto küsimusele, et ära mängi Eesti meistriliigas. Aga kui palju sul üldse nagu oma karjääri jooksul on olnud kokkupuuteid vendadega, kes on nagu enne olnud või siis pärast läinud NBA-sse? Ei, neid NBA mehi on olnud ikka. Aga lihtsalt on see, et ma olen küsinud siin erinevate inimeste käest, Allan on meil siin hea sõber, eks ole, Graamost, ja nii edasi, et kui sa näed seda venda trennis või mis iganes ja puutud temaga pidevalt kokku, siis all right, et see on NBA vend, kas sul on selline tunne või siis on see, et what the hell, kuidas see veel sinna sai? See on ka nii seinast seina, et mõned mehed, nad sellepärast ongi siin Euroopas, et nad ei viitsinud seal ka midagi teha. Siin nad ei viitsi samamoodi midagi teha, ja siis nad ei olegi enam see, et nad mõned aastad purjetavad veel selle pealt, et nad seal olid korraks ja sinna nad jäävadki, eks ole, ja kaavadki ära ja aga on olnud siukseid ikkagi häid näiteid, ütleme siis ka, et ikkagi jah, sa saad aru, et miks mõni on mängumees ja miks mõni ei ole. Aga kas nad, nagu need, kelle sa ütlesid, on mängumees ja on hiljem läinud NBA-sse, kas nad siis rassivad lihtsalt nii palju rohkem tööd teha kõige selle nimel ja ainult see üks siht on silmes ja kõik muu on saumüllakas või? Nad on päris nii üks ühele, ma ei ütleks, et on, et tööd ju teevad kõik, eks ole, kes rohkem, kes vähem võib olla, aga tööd teevad kõik ja tavaliselt ma ütlen, need, kes kõige rohkem tööd teevad, need jäävad ikka oma satsi mängima sinna, kodu küll, et tavaliselt need on need nii-öelda kõige talenditumad, eks ole, et nii üks ühele seda ma ei ütleks, et saab võtta, pigem seal hakkavad juba mängima, eks ole, mingisugused, et ma ei tea, agent pushib, klubil ongi juba see eesmärk, et me müüme ta kuhugi äkki maha, eks ole, siis ta saab juba rohkem minutit, siis ta juba saab mingisugust rohkem vastutust kuskil ja siis ta juba jääb rohkem silma, et kui see teine oma külamees, kes teeb tegelikult palju rohkem trenni, aga näed, et ta ei jõua tegelikult. Või siis nad näevad, et seda külameest ei ole hiljem isegi kuhugi müüa. Jah, ega reaalne elu on selline lihtsalt, ega midagi ei ole, lõpuks ju see on ostomüügi business. Et meil
Gerd Kiili käis ka siin ja siis me pikalt rääkisime, tol hetkel oli just nagu väga kuum teema see Nill leping, eks ole, mis nüüd on kõvasti mängu tulnud ja nüüd on jälle natukene vett voolanud merre ja on vahepeal juhtunud siis see, et Euroopa suurklubid on lausa andnud teada, et nad tõmbavad oma noorteprogramme tagasi, sellepärast me rääkisime Gerdiga just siin samas sellest, et see tegelikult on halvav kõikidele noortesüsteemidele üle maailma, et kuidas mitte noortele, aga NBA on hädas sellega, et ei tulda drafti. Ainukesed, kes tulevad drafti, on esimese aasta mänge, kellel on kindel lubadus olemas NBA klubi poolt, et me võtame su ja siis need mehed, kellel ülikool lõpeb. Et need, kellel on võimalus minna ülikooli tagasi teiseks, 3., 4. aastaks ja kellel on ka teada, et ega ei paista lootust, et nad valitakse kuskilt kõrgelt ära, kõik lähevad tagasi ülikooli. Et kas sa näed ka, et midagi peab nüüd natukene muutuma selles süsteemis või tegelikult üks lahendus tõenäoliselt on, et noortega tehakse juba on nii-öelda mingid omanikulepingud, ehk siis kui sa tahad seda noort oma ülikooli saada, siis sa pead, aga sa pead kasvatuse kinni maksma siis nagu. No see on ilmselt üks asi, mis tekib, teistpidi seal USA poole peal on sellest, neil on ju täiesti paiepenn sellest, et sina tahad kasvatasid või nagu nii kõik tahavad meie juurde tulla, meie käes on raha ja neil on ükskõik, et selles mõttes nemad ei pea ühelegi diilile vastu tulema, neil ei ole mitte mingit huvi sellega, et seal mingisugune sõda kindlasti hakkab tekkima, aga ma arvan, et see kuidagi ikkagi ammustatakse läbi või tehakse need asjad ümber, et see liikumine ei oleks nii lihtne või siis et sellest siis midagigi vähemalt saadakse, et ma ütlen, see on üks osa sellest, mis ma enne ütlesin, et ma arvan, siin lähema paari aasta jooksul koos selle NBA liigaga ja kõikide sellega see Euroopa korvpall, ma arvan, tekivad mingisugused päris huvitavad asjad siin veel. Sest et mängija vaatest on see kõik ju fine and dandy ja roosa manna tegelikult. Jah, aga nüüd sa pead ise ka vaatama klubi omaniku vaatest on ja seda, siis tegelikult on see ikka üsna hapu variant, eks ole, et nii kui keegi on andekas, siis tšau baka otse kohe või mis värk on, eks? No jah, eks see läheb sinna suunda, et kuidas ja kes siis välja mõtleb selle, kuidas siis sealt ise ka teenida, et täna ei ole enam mõtet mõelda selle peale, et kuidas me neid kinni hoiame, mida sa täst ikka kinni hoiad siis, et kui nad tahavad minna, siis tahavad nagu nii minna ja kui sa teda jõuga siin kinni hoiad ja ta ise siin ei taha olla, siis ega siis nagu nii lõpuks kellegi head nahka ei tule, et pigem on nagu vaja selles suunas mõelda, et kuidas see raha siis sealt vahelt kätte saada, mis sa siis oled sinna kasvatamisse panustanud vähemalt või siis heal juhul, eks ole ka mingisuguse kasumiga sealt nii-öelda, et nii nagu jalgpallis tegelikult toimub. Jah, jalgpallis kuidagi on see süsteem parem, aga seal on see, et seal on üks organisatsioon, eks ole. See pole USA turgu tegelikult, seal on, aga ütleme USA ei mängi sealt mingisugust turg on, aga ta on ikkagi ka FIFA all nii-öelda, et NCAA on eraldi, NBA on veel eraldi ja siis FIBA üritab ka kuskil midagi kolme vahel. Kuid kas teile ei tundu sedapsi, et kui kunagi siin 9. lõpp oli see CBA liiga ja tol hetkel, kes mängisid selle NBA G-liigi CBA nime all, nad said seal päris head palka võrreldes selle palgaga, mis Euroopa tipud toona said. Ehk siis nüüd, kuna mingil hetkel NBA-l kui produktil tekib mängijate üleküllus, sest et kõik need ülikooli mängijad, ükskõik mis tasemel nad on, ala Saku teise liigasse, seal ikka tulevad, mõned tulevad ka, ma ei tea, Kesk-Euroopasse, mõned saavad võib-olla Hispaania esiliigasse, et mingil hetkel sellepärast see NBA Euroopa suunas vaatabki, sest et vanas maailmas on ikkagi korvpall väga-väga populaarne ja kõik mängivad. No sõltub riigist. No okei, jätame, ma ei tea, Šotimaa kõrval, aga see ei olegi riik, aga ei mängijad ikka leiame ja eriti kui sa vaatad sinna Balkani piirkonda, kus 40 miljoni inimese pealt tuleb sükest talenti. No ja samas vaatame Beneluxi piirkonda ja häid mängeid leiab, aga ütleme nii traditsiooni või kultuuri, kui sellest ei ole. Aga samas vaata Saksamaad. Vaata Saksamaad. Ei ole ju Hollandis ja Belgias ja Luksemburgis mingit erilist kultuuri. Okei, neil ei ole sellist korvpalli ajalugu nagu meil, kui me oleks 30-ndatel pidanud Euroopa meistriks tulema, aga me unustame ära, et 93. aastal üks korv ei puudu ja Belgia oleks läinud meie asemel edasi. Nende kohalik liiga on alati olnud vähemalt samal tasemel, kui mitte kõvem kui meie konnatiigi rapsimine. Oota, Tass tuli meil Belgia meistriks just või? Ära alahinda Holland ja Belgia korvpalli. Ei, ma ei alahinda. Ja seal ei ole midagi pisenda. Ma pigem võrdlesin lihtsalt nagu
võrreldes Balkani, võrreldes nagu Baltikumiga, kus on nagu lihtsalt tugevamad traditsioonid, midagi muud ei olegi. Aga ma arvan, et see on ka nagu mingisugune lihtsalt siuke, ütleme, ajajärk praegu, kus natukene tuleb ära kannatada see hetk, kui nad hakkavad sealt tagasi tulema, et noh, et siis jälle ühtlustub see mängijate valik, et praegu nad tundub, et kõik lähevad ainult siit sinna, et keegi tagasi ei tulegi, et noh, et ükskord nad hakkavad ju kõik ülikooli lõpetama ka, et nad siis tulevad tagasi, et see on jah hädavaat Euroopa korvpallis, et natukene hakkab vanainimeste liigaks minema Euroliiga näiteks, noh et aga noh, võib-olla siis see ongi välja. Kas mitte Hispaania liiga MVP võitnud see aasta? Huertas 42. See on see, kus Trell on, eks ole, ja seal on ju kõik on need ülend mennad seal koondises on sellised, et nad võiks ta papsida. See Gruusia poiss ka, vaata. Skoola ka mängib veel seal või? Aga selline asi ka, et tegelikult nüüd peale selle Nilli tulekut, eks ole, et kui muidu oli siin igasuguseid vendasid siin Euroopa poole peal noori, kelle kõik Euroliigad ja Reali akadeemiad ja nii edasi, siis nüüd kõigil on üle ulta ainult see, et kurat, see ülikool on teemana. Jah. Ei, muidugi, noh, miks ta ikka on teema selles mõttes, et esiteks on ju rahanumber juba nii suur, et noh, et seal ei ole midagi võrrelda või arutada, teiseks, noh, see mõni targem, kes selle läbi lõikab, siis see ülikooli haridus, noh midagi ta ikka annab, et USA ülikooli haridus, noh seal vähemalt keskkonnas oled ikkagi mingis mõttes, noh mingi tegelane oled, kui sul midagi läheb nihu, et noh, et Euroopas sa saad selle, ütleme, kui sa noorelt lähed, piisavalt noorelt, siis sa seal Itaalias või Hispaanias saad oma selle passi kätte, aga noh, pass ei anna sulle töökohta. Tööturul ei ole sul selle passiga suurt midagi peale hakata, sest see on ainult korvpallipass, eks ole. Aga samas, kui sul on ikkagi ükskõik, mis tasemel see ülikool ka on, kui sul on ülikooli paber käes, siis on lihtsam tööturule siseneda. Mul on näide olemas, et ma kuna suhtlesin seal eelmist töökohast sportlastega rohkem, Johannes Erm käis läbi, eks ju. Võttis välja, mis tal oli mingi keemia inseneri magistripaberna. No me natuke ma arvan alaendam ka seda, et noore jaoks ma arvan, et jah, üks on see, raha on see põhiline, pluss ka see, et seal on väga head treeningu tingimused ja programmid, aga ka no, olgem ausad, et ka USA ülikooli elu on midagi natuke muud kui Euroopas, et seal on ikkagi need ülikooli linnad on olemas, on ju, ja no ütleme nii, et kui sa oled tippatleet suhteliselt mainekas ülikoolis, sul on sotsiaalelu päris nauditav. Ei ole see nagu meil ootad, et saad revaste retsi ja siis saad ühe kooli diskol õlut juua. Sellega just peab olema ettevaatlik seal, sellega võib ka käest minna. Sest et näiteks hea näide oli see, kes meil see Taltechis nüüd lõpus mängis, see Saadi on ta nimi vist. Et tema valis ju ülikooli tegelikult mitte ainult selle rahanumbri järgi, mis talle pakuti, vaid ka selle järgi, et ta tahtis seda kindlat haridust saada. No seda ütlevad enam. See on õpiku vastu. Ei, ta ise väitis, et ta andis rahanumbris järgi, et tal oli paremad pakkumisi, aga et ta tahtis kindlalt sellest ülikoolist seda haridust saada. Ma arvan, et siukseid mehi tegelikult on vähe, et kes need, ütleme seal 11. klassi õpilased võib-olla enamus selle peale ei mõtle, see on lihtsalt siuke, ütle, tore teada, aga vanemad ikkagi mingil määral pussivad või suunavad nagu selles suunas, et see mingit rolli ikkagi mängib. Muidugi praegu üks vähe tuntud asi võib-olla avalikkuses on see, et lihtsalt mul on väga hea tuttav, kelle poeg on väga lootustandev noor korvpallur ja oli plaanis poeg saata üle lombi siis sinna Ameerika ülikooli, aga meie õnneks pigem siis või võib-olla kahjuks noormehe vaatest on siis meie USA uue presidendi administratsioon seal igasuguseid asju korraldamas välismaalaste jaoks ja see protsess, et üldse saada seda poissi sinna saata Ameerikasse muutunud kordades keerulisemaks, kui see oli vanasti Bideni ajal. Et ma saan aru, et ikka ta... Biden tassiski prügi koju. Ärme sinna lähe. Ära mine sinna, palun. Aga igatahes nagu nähakse kurja vahet. Erkiga ei tohi poliitikast rääkida. Ma olen apoliitiline. Ei ole. Mina olen kõige neutraalsem, ma ise olen rohel. Aga Otto, sellest nagu rääkides, et siis põhimõtteliselt näiteks nagu Vaaks sai lepingu kätte, eks ju praegu, et võis juhtuda see, et nüüd mingi sats, kes sai veel rongi peale vaata, nemad said kätte. Mingi sats veel sai nagu rongi peale, aga päriselt on praegu raske üldse nagu saada sealt 4 aastat on võib-olla kinni. On raske saada luba, et üldse saada oma poissi sinna Ameerikasse, sellepärast et need seda kontrolli, ühesõnaga seal on igasugused huvitav machinatsioonid käimas ja näiteks Lõuna-Sudaani nagu noormehed, kes praegu Ameerikas on, neil antakse praegu kätte, et nagu mine ära.
mine ära siit riigist, et me ei taha sind siia. Samas nagu mehel on öeldud NBA draftist, no ongi praegu üks hea näide, Kaman Maluak, Lõuna-Sudaani poiss on ju, 18-aastane, pakutakse, et ta on drafti võib-olla 7. valik või 6. valik on ju. Ja tal on see, et tal on Ameerikast antud nagu suke, noh, et me 6 kuu pärast pead sa lahkuma siit, on ju. Et noh, nüüd ongi see, et see klubi, kes ta võtab, peab kuidagi saama selle paberimajanduse korda, peab, ma ei tea, maksma kellelegi mingit raha. Igatahes no, päris paljudel nagu noormeestel on tõsine probleem, et kuidas me saame nagu ja, aga saad aru, see on salasepitsus, et neile käib see, et MVP ei ole nüüd aastaid juba. ja. Nüüd peab Ameerika olema. Nüüd peab ikka Ameerika ära tulema. Ameerika first ikka. Et vaata seda ka, et Raptorsil kui hakkab liiga hästi minema, siis ei lasta lennukil maanduda. Täiesti lõppu. Aga teine asi on ka see, et Euroopa palgad, eks ole, ja kui me vaatame nüüd, mis tegelikult mingisugustele vendadele makstakse nende NIL-lepingutega, eks ole, siis Euroopa tippmängijad, see sama kuradi Russell Westbrooki leping, eks, on võrdväärne sellega, mis nüüd järgmisel aastal ühele vennale makstakse ju, 10 miljonile või? See oli see Puuseri poeg või? Jah. Et see on sama suur kui kõige suurem Euroopa leping põhimõtteliselt ju. Ja ei, see on ju suurem. Tema saab 10 miljonit aastas. Ja Westbrook sai 3 aasta peale selle minust. Seal on maksud ka. No jah, seal läheb nii ja näe, jah, sealt võtad maksud maha, agendimaksud maha, mida Euroopas sa ise ei maksa, eks ole, Euroopas on elamised, autod, kõik on sulle, seal paned kõik ise, et noh, seal mingi osa taandub ära, et... Ja no Sam peab 50 minema. No see on niikuinii, jah. Ja siis sealt tahab veel kogu summast 10 tahab veel Sogent saada, eks ole. Niilil on vist isegi 20. Aga ma tahan tuua teise teema juurde, et Draymond Green, ma ei tea, miks ma teist saadet järjest Draymond Greeni tsiteerin, aga ta viimases podcastis rääkis tõesti huvitavaid asju, küllap on mehel igav, et räägib nüüd huvitavaid asju. Aga ta ütles, et millest tema nagu, tegelikult rääkis sellest LeBron ja Luka Doncic rääkis sellest ka oma viimases saates koos Steve Nashiga. Ja nad kõik rääkisid, nii Draymond kui ka kogu see trio, Luka, LeBron ja Nash rääkisid siis kõik 4 käsi, et nad on tõesti mures nagu Kossu tuleviku mõttes just mitte sellest vaates, Nelja vaates, vaid neil on see kõik tändi, on ju, aga sellest vaates, et Koss muutub järjest rohkem rikaste võsukeste nagu pärusmaaks, et ühesõnaga need tippkorvpallurite võsukesed ja mingi sugulaste võsukesed, ühesõnaga neil on nagu nii ropud eelised võrreldes teistega, see Ameerikas on vähemalt see noorte Koss tõstud nagu nii professionaalseks igapidi, et aasta ringselt on mingid turniirid, mängud, trennid, ühesõnaga tehakse aasta ringselt promo juba, pannakse poiss Kossu trenni 10-aastaselt, mitte 10, mingi 6-aastaselt ja ta mängib terve elu ainult Kossu, ta ei mängigi mingi muud asja, ainult Kossu. Et nii Luka kui ka Draymond ütlesid, et nagu nad on tõesti mures, et meie varsti nagu näeme siin nagu NBA-s ja võib-olla ka Euroopas siis mehi, kellel on 23 aastat nagu põlle totaalselt läbi, sest kogu aeg on mänginud Kossu terve elu, või siis teine on käinud nagu et Koss muutub järjest raskemini kätte saadavaks siis vaestest perest pärit lastele. Kas sa näed seda ka juba mingit moodi? Ei sellest ma arvan, et on päris palju räägitud jah, et see, et kui sa nagu liiga vara nii-öelda lähed ühe ala peale, et see tapab ära jah, mingi, et nii keha kui vaimu ilmselt suure tõenäosusega, et see on ohtlik ikka, ma arvan, et seal on kindlasti ka häid näiteid, aga jah, seda ma arvan palju räägitud, et et kas see ütleme, suure korvpalli kättesaadavus Ameerikas, ma arvan, et see võib juhtuda küll. Euroopas ma täna veel ma ei usu, et see nii suur probleem on, aga et ütleme, need Balkanid ja mingisugused sellised kohad Euroopas on nagu ikkagi, mis nii palju toodavad traditsiooni pealt ja ma ei näe, et need veel nagu täna ära kaavad. Samas Luka Doncic ütles tal saates, et isegi Sloveenias, mis on maailma üks kõige eeskujulikumat spordiriike tegelikult, igas alas edukad, on lapsed kadunud ära hoovidelt, et enam ei näe nagu neid lihtsalt nagu hoovis mängimas, vaid kõik on kas kuskil saalis, profisaalis või siis on kodudes, telefonides, arvutides, kus iganes nad on. See on 2 äärmus siis põhimõtteliselt, et liiga proff või ei tee üldse midagi? Kas organiseeritud või teeb mingit e-sporti või teeb mingi muud asja? No aga see on selles mõttes globaalne probleem, ma arvan, see ei ole nagu ainult meie spordiala probleem või NBA probleem, ütleme, et see on nagu niikuinii laste kasvatamise probleem ja üldse, ma ei tea, ühiskonna üldse probleem, vähene liikumine ja kõik sellised asjad võib olla, et see käib nagu käsikäes ja ainult Kossuga selle vastu nagu nii ei võitle, et selles mõttes ei ole, see on nagu probleem, millest rääkida, aga midagi ei tee ära selleks väga palju. Tuli üks hea küsimus pähe praegu, et ma kuulasin ühte podcasti ja seal oli ka juttu sellest, et on seesama, et need vanade Kossumeeste võsukesed on ju trennis
ja et kui palju nad nagu aitavad seda treenerit või midagi taolist, eks ole. Ja see oli see, et vanad kossumehed tegelikult istuvad tribüüni peal, nemad ei tee mitte midagi. Siuksed minusugused tolad käivad, mölisevad, karjuvad ja siis pidi olema see, et kui treener karjub mängija peale, eks ole, ja see on mingi Otto laps näiteks, siis Otto läheb täiesti endast välja nagu lumehelbeke, nagu ta meil on, siis kossumehed pidid istuma seal kõrval, et kes sõima kõvemini, et kõik on kontrolli all, et see on õige, mis sa teed. Üksik juhtum, isegi kui see juhtunud on. Oota, siis ma tahtsin küsida, et kuidas sul paps oli nagu? Nii kaua oli ta see vaikne mees, kes tribüüni peal oli, kuni ta üks hetk oli pingi peal, seal treeneri pingi peal. Et see elu tegi omad korrektuurid. Aga jaa, ei, üldiselt küll, et ega kui sa lähed saali, siis ega sa väga palju ei näe nii-öelda endist mängijat lällamas. Pigem on see sinu sõbrad. Aga tegelikult, olgem ausad, aga meil on olnud ju Eestis tegelikult ka väga halbu näited ja hiljutisi halbu näited just sellel samal teemal, et lapsevanemad on käinud seal midagi lõugamas ja meil on ka näited treenerites, kes panevad oma mängijatele huvitavaid haake. Aga treenerid sa saad vahetada, lapsevanemat on nagu raskem vahetada, et see on nagu selles mõttes, ma arvan, suurem probleem ja et kas see on ajas muutunud ka sinu arust, et sina oled nüüd pikalt olnud, on see samamoodi, käiakse ikka mölisemas ja ma ei tea, mida nõudmas? Mulle tundub küll jah, et ega see lapsevanemad lähevad sinna mängu rohkem sisse mõned ja eriti kui nad, ma ei tea, vist kui nad ei ole ise nagu seda sporti nagu nii palju teinud või nii kõrgel tasemel teinud, siis nad kuidagi lähevad põlema ja siis nad ei oska ennast ohjeldada või kontrollida, ma ei oska öelda, mis neil seal keemiline reaktsioon juhtub. Kas see ei ole mitte mingi veidike põlvkondlik teema, sest ma tunnen, et vähemalt noored vanemad on küll palju laadnamad sellega, ongi, et lapse vaba... Ei tea midagi. See oleneb see, kui ta on ikkagi hoovis 5 – võitnud kunagi, siis ta võib noor lapsevanem olla, aga ta hakkab samamoodi, hakkab kohtunikuga haukuma, hakkab treeneriga haukuma, hakkab õpetama. Tänapäeva noored lapsed laadnavad natukene. Ja iga lapsevanema laps on ikkagi Jordan, põhimõtteliselt on ta, sest kui ta mängib palju läks põlkeselt, MJ. Aga seal on nagu... Ei, kõigepealt tuleb Cristiano või Messi ja siis MJ. Aga tegelikult on ka ju, läbi aastate on ühiskond üldse muutunud, eks ole, et kas see treenimisstiil, mis noored saavad ja mis neile öelda võib ei või öelda, see on ju ka tegelikult, ütleme, viimase 15 aastaga nagu rajult muutunud, eks? Ei, muidugi, mis vanasti Võmmel ja Kukla oli tavaline. Sa ei pannud tähelegi, Saksin on saanud küll, ma arvan, kõvasti. Ma olen õnneks, ütleme, kui Eesti treenerid kõik, ma olen ikka selle koorekihi põhimõtteliselt kõigi kas trennis olnud või laagrites olnud või siis mänginud, et jutu järgi on tunda, et siin nüpeldati, ei ma ütlegi, jutu järgi on tunda, et nüpeldati kõvasti, aga ikka kossumeest ei saanud. Ei no sai ikka. Ei aga ütleme treeningmetoodika on kindlasti muutnud, eks teadmist on rohkem, aga samas teistpidi on see jälle läinud mingis mõttes nagu liiga äärmusesse, et kui treener üritab, ütleme, visketehnikat õpetada, siis parem on mitte kätt külge panna, sest sa ei tea, mis seal juhtub, eriti kui sa oled meesterahvas, ütleme, tüdrukute treener. Siis sa ei lähe, et panesid käsi niimoodi ja võtad sealt puusast kinni kuskilt, et pane natukene jalg ette poole. Või lase põlvest alla. Et seda täna ikkagi paljud pigem kontrollivad ja võtad mingi väikse pulgakese ja ütled, et siit lase allapoole, aga mul tuleb üks Eesti podcast meelde, kus nagu üks Eesti päris tuntud saatejuht nagu podcastis ütles, et tema arust ikkagi naiste treener peavad olema naisterahvad ja meestreenerid meesterahvad. Kas see nagu selle jutu peale, mis sa just ütlesid, kui naisterahvas läheb, paneb käe puusa peale, see on okei ju? Ma ei tea, vist ei ole, minu arust enam ei ole, ma arvan, see on juba ka see on ka, me võime seda mõelda, kui sul jooks täitsa kinni. Tulge lähe puutumisest NBA juurde. Aga tänasel päeval ütleme ka niimoodi, et kui mingisugused talendid tekivad, eks ole, sinna tänna kolmandasse riiki ja nii edasi, siis kõik on nii hästi üle maailma ära skauditud vist, et mingit salameest ei saa kuskilt nurgast tulla niimoodi, et keegi ei tea mitte millestki, mitte midagi. Sest et olgem ausad, suheldes siin mingi kohalike meistriliiga klubidega, eks siis neile ka ikkagi on aeg-ajalt jälle ütleb, et mul tuleb Lakersi skaut vaatama jälle, eks.
ei, ütleme nii, et ta on tunduvalt raskelt jah, et kuskilt Aafrika pimedusest või Aasia kuskilt kolkast neid ikka aeg-ajalt juhtub, aga noh, mingid asjad jäävad ikkagi elus kehtima, et sa ei näe mingisuguseid hiliseid arenejaid, kes noh, ikkagi täiesti tühja koha pealt avanevad vahest ja noh, vaatad küll, et on nagu midagi peidus, aga no näed, et kutt on kleenike ja väike, aga näed, tuleb üks suvi ja no ma ütleks, et praegu ju NBA parimad mehed, Giannis, Shea, Jokic on kõik olnud siuksed, noh, mitte keegi neist ei olnud ju siukene, et no mõtled, et tuleb super ei, aga kui Giannis käis U18 Tallinnas Eestis, siis oli näha, et sealt tuleb mängija, lihtsalt me ei kujutanud ette, et temast tuleb NBA meister ja MVP, seda jaa, aga see, et tast tuleb väga korralik mängija, see oli, noh, no ma ei tea, aga oli päris palju U20 ja M-kumb. Tegelikult oli tol hetkel ikkagi päris palju kahtleid, et kas see keha üldse peab vastu, et selles mõttes, et ei olnud see üldse nii kindel see Jannise pool. No tegelikult sama jutt oli Vembiga, eks ole. Vembi oli algusest peale ikkagi haibitud ikkagi. Samas oli kõigil oli sama küsimus, et noh, et kas nii jäme vend nagu kestab ära näiteks NBA selle rassimise. No seda küll, jah. Aga tulemegi NBA juurde, et kes on praegusel hetkel, kas üldse on NBA-s nagu mingi lemmikmängijad sul või mehi, keda sa eriliselt jälgid? Ei no ma otseselt ei jälgi selles mõttes, aga no ma põhjalt ikka hoian, et vanameister ühe ikka saaks veel kätte. Milline neist? Kuningas Los Angelesest. Lebronček. Et no ta äkki Luka tanssib talle ühe ära. Luka võiks ka oma esimese kätte saada, et noh, ma nagu nüüd nad on kahekesi koos ka, et enne muidu ma olin nagu Tirgi aegadest olin nagu Tallasega, aga nüüd Tallas tõmbas ise mulle kriipsu peale, rohkem pole vaja nende poolt olla minu peale hästi, et noh, et nüüd ongi Luka ja Lebron on seal koos, et ma noh, seda ma nagu tahaks, et nad üks saaks oma esimese kätte ja teine saaks ilusti puhkama minna, et see oleks nagu tore lõppasjale. Aga neid Euroopa nüüd Jannis ja Jokic on nüüd seda lippu kõvasti tassinud, et kas sa neile elab ka eriliselt kaasa või noh, pigem jätab külmaks? Ütleme Jannis pigem jätab külmaks, Jokic midagi ei ole teha oma kuradi hobuste sõitmise ja muu trullalla, aga ta teeb suvel õlle lahti ikka. Poe pinge ikkagi, et aga no mul nagu Denveri klubiga on veits teine seos ka, et mul vana kamraad Leedu aegadest on seal nagu süsteemiliselt tööl ka, siis noh, tahtmata see natukene hoiad ikkagi silma rohkem peal. Nüüd NBA muutus päris oluliselt aastal 2015, kui Stephen Curry ja Warriors juhatasid sisse mingis mõttes uue ajastu NBA-sse. Tervesse korvpalli tegelikult. Tervesse korvpalli, ma võin väita tegelikult, et Euroopas mängiti seda ka juba natukene, aga kuidas ise tajud, kas on andnud korvpallile juurde pigem või jätnud samaks või võtnud ära? Iga asi muutub ajas selles mõttes, et ega ükski asi ei jää algusest lõpuni samaks, et muutuvad need reeglid, et teha seda atraktiivsemaks, muutub see mäng ise, kas ta andis juurde, punkt andis kindlasti juurde. Aga kas sa nautisid seda, kui see Warriorsi kuuldsed ajad olid, kas üldse jälgisid neid? Ei no ikka jah, et kõik ahetasid nende alguse ajal ikka, et jumal küll, et palju võib virutada, noh, et ma ütlen, kui palju mäng on muutunud tegelikult sellest ajast, noh, kui mina läksin Leetu, ütleme, siis ju oli kuldne ütlemine, et ega kolmestega mängu ei võida, ära hakkasin jama, no siis läks 10 aastat mööda, siis oli see, et no mängu võid võita, aga et meistriks sa küll kolmestega ei tule. Noh, täna oleme sealmaal, et ilma kolmesteta meistriks ei tule kindlasti. Ei võida mängugi. Võib-olla mängu heal juhul saad kätte, aga no pigem ei saa, jah, et noh, mõtle, kui palju mäng on mingisuguse 20 aasta jooksul muutunud, et see, mina ei tea, see on üks siuke mängu osa, kas ta võttis midagi ära, kohati jah, selles mõttes, minu jaoks NBA mäng on ka selles mõttes kohati nagu läheb igavaks ära, sest et iga kaer proovib kolme, noh okei, ma saan aru, statistiliselt see nagu on nii palju välja joonistatud ja tõestatud, aga no pooled mehed tegelikult võiks jätta põrutamata selle. Samas, kui me vaatame 4 viimast NBA parimaks mängijaks valitud meest või väärtuslikumaks mängijaks, ütleme siis pigem niimoodi, Antetokounmpo, Jokic, Embiid ja Shea Gilgeous-Alexander, mitte ükski neist meestest pole nagu snaiper tegelikult, selles mõttes, et kõik mõni, kes tegutseb mid-range'is, kes tegutseb korvi lähedal, kes tegutseb korvi all täpselt isegi Jannise puhul, et võib-olla ongi, et need, kes oskavad kõige paremini muid elemente ära kasutada, siis keegi teine enam ei oska või keskenduvad muudele asjadele, et kas see võib-olla kas nende 4 mehe nagu eeskuju võiks kuidagi nagu tuua mingisuguse teistsuguse ajastu? No üks väike nüanss on see, et need 3-4 on nagu suured, ütleme, selles mõttes korvialused mängijad nii-öelda, ütleme, et aga ma arvan küll, et mingisugune tendents sellega on, et noh, et
praegu ikkagi kaitse kardab samamoodi, et nad virutavad neid kolmeseid, noh et see keskpositsioon mingis mõttes ju jääb nagu rohkem vabamaks, see elab väga hästi, ma arvan ka. Ja mõned mehed veel, et ega noh, ütleme, Euroopas on ka mingid spetsiifilised kohad, ütleme mingi Prantsuse liiga, kes ka suke ebastandardselt palju, vähemalt tundub, ei ole mingi statistikat vaadanud, aga tundub, et need nagu kallavad kogu aeg ainult keskpositsiooni peale vahepeal. Et noh, et järelikult peab seal ka mingisugune võti olema selles mängus ja mingi loogika ju ütleb ka, et noh, tegelikult siis seal peaks ju olema palju rohkem tegelikult vaba ruumi. No meie koduntsuver seina pealt oli veendunud, et Steph Curry keeras noorte korvpalli persse. Et see lihtsalt ütles, et iga päkapikk tuleb üle ja paneb kohe peale, et ei kannatanud vaadata enam mingi hetk, et no eks ta oli selline, ütleme, mingisugune ajastu muutumine või noh, mäng muutus jah, muidugi selge see, et see mäng tollel hetkel muutus ja nemad nagu tõid selle muutuse, ütleme, suurtesse massidesse, et selles mõttes küll ja kõik läksid ka sinna poole, aga noh, ma ütlen nagu mida rohkem igaüks selle mänguga harjub, seda lõpuks ikkagi kooruvad välja, et no iga kaer ei pea viskama, et noh, et see tehakse ka kiiresti selgeks, no, et kui sa ikkagi liiga palju loobid, siis järgmine mees tegelikult viskab paremini kui sina, et ei ole mõtet iga kord tulistada. Et kui me jutt oli just, et see MVP-dest, noh, 3 on suured, eks ole, ja 2 neist tegelikult on täitsa okei kolmese viskajad, Joker ja Embiid on ju. Et kui palju nagu seda nagu näha, noh, täna me näeme ka, meil on finaalis mängivad NBA-s ikkagi Z paneb 3, eks ole, Turner paneb väga hästi 3, et kui palju sa seda oled näinud nagu muutumises, et suured on sunnitud 3 õppima? Ei, see on palju küll, ega neid nii-öelda dinosaurused, ega neid ju, noh, ütleme, et võtame lihtsalt suure korvi alla, et noh, et ega ju neid väga palju ei näe, et vaatad Euroliigaski seal mõned üksikud, ega need ei ole enam palju. Tavares ainult ja mingi... Ei no Mustafa Fall, no mõned on. Ja no mõned on, aga noh, Boban tuli kiirelt sai vabaks ära, et noh, et isegi kui ta viskas 3 tegelikult. Tegelikult tal oli okei 3 olemas. Aga noh, ikkagi see mäng läheb nagu nii palju rohkem laiali ja ei ole enam seda nagu puksimist nii palju, et noh, mingitel aegadel mu käest on ka küsitud, vaata, et mis on mingite liigade eripärad. No, Itaalias näha selgi ees pukimäng on, ma ei tea, tollel hetkel oli mingi 3 enda liigas, kes üldse mängisid. No. Põhimõtteliselt teiste meil ei olnud lubatudki, keegi hakkas selgi ees põrgatama, siis juba nägid, et treener pani trennis üle peale, juba nägid mängus, et kuradi vahetus tuleb. Täiesti jõhker. Mõtle, mõni mineviku treener näeb seda asja, et sa oled pukki ja siis võetakse välja. Eriti veel võitled koha välja, et anna nüüd ja siis paneb trennis, treener paneb pile pealt, kuule. No ma pean küsima siin erinevad, meil on suvi tulemas, turniirid on tulemas, nii Euroopas suurriigid kui väikeriigid on nüüd igasugu vangerdus hakanud tegema viimastel aastatel. Hispaania kasutas Lorenzo Browni, Sloveenia sai EM-i kätte Anthony Randolphiga. No millal siis Eesti sinna jõuab? Ei. See oli vastus olemas. Lähme edasi. Lähme edasi. Aga mida sa... Ei, Otto praegu sudib sellepärast, et... Kas sa selle ühemõtteliselt nagu põhimõtteliselt mõistad hukkas, et Sloveeniad ja Hispaaniad seda teevad? No põhimõtteliselt küll, jah. Ma ei saa aru milleks. No okei, jah, võidad ära selle oma ja oled Euroopa meistri ja see on ka kõik tore, aga no ma ei tea, jätame midagi koondistele. Mängime seal võistkondade ees, makske oma raha ja tehke nii palju kui tahate ja möllake ja tulge seal oma meistriks, et ma ei tea, ma ei ole selle poolt. See olukord ulatub nii, siis kui venelased selle Holdeni 2007 võtsid, et sealt hakkas tegelikult, siis see Pandora laegas avati. No kuule, USA võttis 96 Hakim Olajuwonidi koondis. Aga USA oleks võitnud ilma Hakimita ka kõik need asjad. Aga point on see, et võtsid. Hakim ise tahtis ju. Ja, aga point Embiid oli neil olümpial, eks ole, et kes tegelikult ei ole sünnipäraselt ameeriklane. Ma olen öelnud, et ärge neid Aafrika mehi pange samasse patta, et ühesõnaga nende riikide alaliidud on niivõrd pekkis omadega, et ärme neid Aafrika mehi võrdle Euroopa meestega. Ise ka, millal nad sündisid ja kus nad sündisid. Mul on üks küsimus treenerite koha pealt, et sa oled erinevates liigades mänginud, erinevad treenerid näinud, et kuivõrd sa oled näinud seda, et Excel võtab korvpalli üle? Täna ise nagu omast kogemusest suht vähe, aga ma olen viimasel ajal nagu ise üritanud endale rohkem selgeks teha, aru saada, kuhu poole see asi läheb, et ma arvan, et see läheb ikkagi suht palju sinna poole. Et see sama analüütika ja kõik see poole, et see ikkagi kasvab.
no NBA-s on ta niikuinii juba suur, aga ta ei ole ka veel kõigil nii suur, eks ole, seal nii palju, kui ma olen aru saanud, et seal ikkagi on neid, kes on nii-öelda sabassörkijaid on ikkagi on. Ja need sörgivad ka vist seal tagapool enamuses, et Euroopas on midagi juba on ja vaadatakse, aga ma arvan, et siin on nagu päris suur jah, see nagu samm minna veel, et see tuleb siia korvpalli ka veel päris palju. Eiko käis meil eelmine aasta vist on ju. Ja siis ta ütles, et natuke juba. Et peab kasutama sellepärast, et ja ütleme, et eelmise aasta meister Masulla istus ainult selle najal ja usaldas seda lõpuni välja, isegi kui see oli nagu keegi ütles, et tal oli seis, vaatad seisu, see mida sa teed, nagu miks sa teed seda, aga sellepärast, et Excel ütleb ja siis kui Vile käis, siis olid 1 punkti kees, ütles, et ma ütlesin, Excel ütleb, me võidame, palun väga. No mul on küsimus, et on näha, et NBA tõsiselt otsib seda, kes võtab Lebroni, kes on see mees, kes võtab Lebroni mantli, kui see vanameister lõpuks ikkagi, mingil hetkel ta peab panema ketsid parne. Kumb lõpetab enne, kas Siim Sander Vene või Lebron James? Et loodeti seda meest, ma tean väga ikkagi Zion Williamsonist ja Ja Morantist, mõlemad on eri põhjuste tõttu taganenud seal, nüüd praegu on pandud panused mõned Anthony Edwardsi peale, seal on ka ikka proovib ka kõike teha, et ära anda seda. Iga õhtu. Ja on selge, et nad ei suuda nagu mingil moel ei Jokicit, ei Jannist, ei Sheid, eiga teisi nagu viia nagu massidesse. Ja nüüd nad üritavad seda teha, ma väidan, et NBA on esimest korda minemas nagu oma enda loogika vastu, ma näen, et nad tõesti pingutavad ja üritavad panna oma panused Victor Wembanyama peale, et mida sina arvad, kas Wembanyama võib olla nüüd see korvpalli tulevik? Kuri võime. Vara veel. Jah, raske öelda, selleks ta on ikkagi nii spetsiifiline ja nagu nii eriline, et esiteks ta peab ikkagi terve püsima, üks klomp juba oli, ja seal on veel nii palju muid jamasid, mis võib juhtuda, ma ei tea, mingi põhjus on, miks ta sinna mungaks ka läks, eks ole, et ega ei tea, võib-olla seal ka mingisugused sisemised teemonid või mingid muud asjad võib olla veel. No ta on suutnud siis ka asjalikku juttu ajada igal pool. Ta tundub igatepidi asjalik ja mängib ka asjalikult ja kõik eeldused on, ütleme, olemas. Ma saan aru, miks nagu see, ütleme, panustatakse selle peale ka, eks ole, ja tundub loogiline ka, aga kas ta nüüd lõpuni välja veab, ma ei tea, kumb on parem, Jordan või LeBron? Ei, seda me ei räägi. Ma küsin ka vahel ühe asja, et sina kui nagu tegevmängija, seda inimesed nagu kordavad, meedia kordab, aga kui jõhker asi see tegelikult on vaadata, et mingi 40-aastane niimoodi laseb, et kui ebamaine, see tundub sulle, et saab ikka vend esiteks viitsib, ta väidetavalt iga suvi on tal see tunne, et kurat, ma ei tea, kas ma viitsin ja siis ikka tuleb. Et kuidas saab, et see on jumalik talent. Tuletame meelde, et Lebron võrdles seda sellega, et ta naine küsis ükskord, et mida sa kaebad, et Lebron tuli koju kaebas, naine ütles, mida sa kaebad, Lebron ütles, saada aru, et ma olen nagu ralliauto, kelle pole 40 aastat rehve vahetatud. Ta võrdlus oli see, et ta on Cadillac Escalade, kelle pole kunagi rehve vahetatud. Samas, varsti tuleb treil koju ja ütleb, et see on täitsa normaalne. Siuksed mehed mängivad, et ei jah, ma ütlen, see sama Vertas ja Lebron, ega neid Durant ja Curry ka. Pane veel Ronaldo ja Messi ka kõrvale, eks ole. Messi muidugi ei oska enam mängida. Aga fakt on see, et ega neid palju ka ei ole. Et need on ikkagi erandid ja neid mõned veel pingutavad ära, aga nagu see tase ei tule kaasa, ütleme. Ma ei saa nagu sellest aru, et kuidas sellel Lebronil nagu nii palju seda heiti kaasas käib, et mingid asjad võib-olla ei meeldi, aga kurat nagu, ma ei tea, järgmised 30 aastat sureda ja siis sükust enda rohkem ei tule, naudi see viimane lõpp ära ela kaasa. Sellist mängijat ei tulegi üldse. No jah, ilmselt. Aga ütleme selline, kes nagu füüsiliselt võib-olla nagu nii kaua suudab olla kuskil seal maal, et naudi see lõpp ära siis ja sa ei pea tal kaasa elama, aga kurat nagu kaua võib heitida ühte inimest. Ei see ongi see heitimine, meil oli terve saade. Meil oli 3 aastat tagasi saade, et James meenutab Wizardsi Jordanit, mäletate? Ma ei mäleta. Mina mäletan. Jaa, aga meil oli üks saade, kus me nagu ka kõik imestasime selle üle, et miks te teda heidite, mees on andnud nagu kõik. Ja ta on olnud teie rollmodel viimased 20 null nagu Kossu välist jama. Ei seal ongi see, et tal on sama naine alates keskkoolist, eks ole, lapsed üles. Ei seal ongi
aga noh, meil on ka praegu teine äärmus nagu Minnesotas olemas, kes nagu iga nädal saab uue lapse, siis maksab kohtus kohe kõik kuni 18 aastani ära nagu. Aga maksis alimendid ette ära, no see on ärimees, vaata. Jah, tingimusel, et ei taha seda last kunagi näha. Aga ei, seda ta ei öelnud. Ta ei tahtnud seda naistri. Laps oli fine. Hästi haige veel. Nende naiste pilte on ka olnud, need on päris hull värk. Tagantpoolt nägid või? Ei, need eest pilte, need on olnud. Ardo, tegid ka OnlyFansi? Ei, no selles mõttes, et neil on ju see Zion Williamsoniga käib võistlus nagu kumb nagu koledama pornostaari ära laputab. Ei, need ei ole pornostarid. Oleks nad siis veel pornostarid, nad on lihtsalt tavalised OnlyFansi. Jaa, need ju sigijad. Kuulge, räägime nüüd Lebronist, nii. Ja et Lebron on suutnud seda jama vältida täielikult. No me ei tea, mis see tidi. Tavalikult, jah. Ma olen muuseas, te olete ilmselt ka näinud seda video, kus Lebron tuleb kuskilt välja ja mingi naiste kari hakkab talle peale jooksma, ta jooksis alla eskalaatorist, mis tuli vastupidi suunas, et pani lihtsalt eest ära. Aga meil on juba, ma arvan, lõpusõrgile jõudmas, me küsime iga saate lõpus külalised küsimus, mida me ise kõik vihkame. Aga me oleme sellest nõmeda traditsiooni teinud. Ta teab juba, mis küsimus see on. Kes on kapp, ehk siis kõigi aegade parim? Ja NBA ja Eesti. Jaa. Kõige mõttetumalt teemat ei ole rohkem mõttetumalt teemat. Me oleme nõus. Mulle meeldis üks aasta, mul oli üks serb võistkonnakaaslane ja riietusruumis oli see kuidagi vaikne hetk pärast trenni, kõik istusid seal midagi telefonides ja midagi ei toimunud väga ja siis ütles, et oota nüüd vaata. Küsis ühe musta käest, kuule, kumb siis on parem, need hakkasid seal vaidlema, no põhimõtteliselt me käisime duši all ära juba läksid minema, need panid seal, ma ei tea, hommikul. Tõmbasid ennast nii käima. Me oleme siin üritanud kultiveerida, et ei ole olemas mingi läbi ajastud on võrreldamatud, et lihtsalt me tahame alati öelda, et ajastutel ongi oma parimad, aga noh. Igal kümnendil on oma kapp, keskelt läbi. Ei, ma ei tea, ma ütlen, see on minu jaoks nii mõttetu vaidlus, et ma ei viitsi sinna arutada. Ta ei laske sellesse. Ma olen oma elus kõige rohkem Novitskile pöialt hoidnud ja rohkem ei viitsi arutada. Selge. Aga Eesti parim? Ma nagu olen näinud, aga ma ei mäleta neid, ütleme, see on mingid Kuusmäed ja Sokkasid tegelikult väga palju mängimas. Ma mäletan, kuidas Kuusmaa petteid tegi, aga kuidas ta nagu päriselt mängis või kuidas Tiit nagu mängis, et ma nagu ei mäleta neid, et midagi ähmaselt müürist mäletada, aga need on ka siuksed pigem on need, mis sa klipid tänapäeval näed, vaata, et seda on nagu pluss need Salumetsa ajad, vaata, millest ei tea midagi. Jah, põhimõtteliselt jah, et seda on ka nagu nii raske nagu Vene on parim. No jah, vähemalt teine siis. Aga Kristjani nomineerid ka ära, ma saan aru. Millise? Palusalu. Aga selline küsimus ka, et kuivõrd sa näed, nähes ehitades ise oma süsteemi ja nii edasi, sa näed noori, sa näed Eesti noori praegu siinpool, sealpool koondise juures, seal korvpalli kodus ja nii edasi. Kas sa näed, et meil on lähiajal võimalus, et meil on täiskohaga NBA mängija tulemas? Ma kogu aeg loodan. No praegu, selles mõttes ei pea väga kaugel õnneks minema. Veesaar on suhteliselt lähedal, ma arvan. Et ma olen seda, ma arvan, ma ei tea, mingi 5-6 aastat võib-olla kauem öelnud, et kui sealt ka ei tule, siis võib-olla ei tulegi kunagi. Et vahepeal nagu läks vähe ohtlikumaks, aga nüüd ma arvan, et seis on jälle parem, aga kuskilt noortest midagi ikka tuleb. Lõpuks üks päev ikkagi see maailm peab muutuma, et läheb neid rohkem sinna USAsse järjest ja saavad nad ka teissugust kogemust, toovad sealt seda teissugust teadmist ja knowledge'i nii-öelda tagasi ja üks hetk ikkagi see nagu peab muutuma see ring, et ma arvan küll, et see treenerite tase, teadmised, need tõusevad, eks ole, tehakse seda kontaktid lähevad paremaks. Kontaktid lähevad ka kindlasti paremaks, sellega küll ma seal ka kaasa aitan. ja et jah, ma arvan küll, et üks hetk ikkagi läheb see sinna suunda ka. Olgu meil siis kuulajatele ja vaatajatele ära mainitud, et Ameerika vaatajad kõige mainekamad korvpalli ajakirjanikud, kes on keskendunud draftile konkreetsete noorte korvpallile, ülikooli korvpallile, on ikkagi Henri Veesaare
tänaseks päevaks korduvalt ära maininud kui mees, kes on tõstnud selle aastaga maksjad enim tegelikult noortest pikkadest ja ühesõnaga tal on väga hea šanss saada järgmisel aastal valituks, kui ta jätkab samal kursil, kus ta praegu on. Praegu on radaril. Seal tuleb see Nill-leping mänguga ära Veesaare jaoks, ma pakun. Kas Veesaar tuleb koondise juurde? Veel ei tea. Lootust on, aga lõplikku otsust vist ei ole veel. Kui väga on meil kriisat vaja tänasel päeval, vaadates silma tagaliini probleemidele? Selles mõttes, olgem ausad, tegelikult olukord on nagu, selles mõttes, me kõik saame aru, võiks olla tunduvalt parem. Asi ei ole nagu meestest, vaid asi on vigastustes, eks ole. Paraku on niimoodi läinud, õnneks veel nii hull ei ole, et Erkit ei pea hakkama tagasi tooma, aga see olekski võimalik aga Kastanid tulest. Aga ega see midagi särada ka ei ole, et selles mõttes kindlasti on, et kui ütleme siin kohaliku liiga mehed välja jätta, siis ega välismaalt väga palju ei ole, mõned üksikud ja ütleme ainukene, kes seal tasemel on mänginud, on põhimõtteliselt Kullamäe, et nagu kui see kõik see koormus jääb Kullamäe najale, siis seda on palju. Vaene mees. Et see koormus, mis sealt tuleb, et see saab päris aju olema. Eks me selles mõttes seda on enne ka olnud ja me oleme neid aknaid niimoodi mänginud küll ja oleme hakkama saanud, et selles mõttes enne oli ka jutt siin, et kuidas Indiana Aliburton ja see Gordon tõi palli üle, et meil ka ju Maik on seda palli seal pumbanud küll, nii et vähe pole. Leedugi vastu nüüd viimane. Et eelmine EM-gi oli isegi, kui mõlemad olid Kriisa ja Kullamäe olid, et ikkagi oli seda vaja aeg-ajalt ja ühesõnaga nagu me nagu sellesse ei sure, ma arvan, aga oleks kõvasti parem, kui neid tagumehi oleks rohkem. Oota korra, ma tahan seda teemat veel pumpata. Et mitmed meie kommentaatorid ja ka treener, on öelnud, et hädast oleks vaja, et Kuld mängiks tegelikult 2 peal. Et ta ei pumpaks seda palli seal, vaid tema koht on tegelikult 2. Kas sa näed, et Eesti koondise juures on see mingi efektiivsuse nagu lüke veel edasi, et tegelikult Kuld mängib 2 või kuidas sa näed seda? Ei tea, minu arust ei tasu selles nagu kinni jääda. Ja nii kinni olla, et nagu 1 ja 2, et need ajad on suhteliselt läinud, kus meil on see klassikaline point guard, et kui palju neid tänapäeva korvpallis on neid, kes seal tulevad üle ja siis tohutult panevad, põrgatavad seal niimoodi viisakalt ja panevad söötu. Need ajad on möödas, et meil ongi need kombod enamus ja selles mõttes ei ole seal suurt vahet, et ma arvan, et tal on parem, kui tal on, ütleme, see Kriisa kõrval seal või keegi või Rosenthal või kes iganes, kes selle palli nagu üle toob ja siis ta saab sellega seal juba rohkem toimetada. Et sellest ta on efektiivne, ma olin eelmine aasta, elasin tast suht lähedal, ma nägin ta väga palju mänge koha peal ja seal ta mängis, ütleme siis selle 2 peal nagu, et minu arust seal see tema efektiivsus tuli välja, ma arvan, see aasta ta võib-olla sellepärast natukene jäigi hammasrataste vahele seal võib-olla peale selle vigastuse, et tal ei olnud seda, ütleme õiges faasis siis ei olnud, et tal see põhiaur läks juba sinna palliga pumpamise peale ära nii-öelda ja siis ta nagu ei jõudnudki, et koondises tal aeg-ajalt nendes akendes kipub see sama nagu mure tekkima, et ta peab nagu selle palli ületoomisega nii palju vaeva nägema, et tal nagu selle skoorimise jaoks enam ei jää seda auru. On tegelikult on ka jutt ju sellest, et Rosenthal ja Suurorg mõlemad on graafikust ees natukene praegu, aga it's a long way, selles vigastuses on väga raske, eks ole. See ütleme, sellest vigastusest on väga raske ja teine, et isegi kui nad saavad, siis nad ju on mõlemad piisavalt noored mehed, et nad peavad edasi ka elama ja loodetavasti veel päris pika aega kossu ka saavad veel mängida, et seal tulevad need nüansid ka mängu ja need, ma arvan, isegi on palju tähtsamad, nende jaoks eriti, et EM on nagu tore küll ja kõik tahavad mängida, aga see on üks turniir. Aga see on üks turniir, mis kestab seal, ütleme, maks 2 nädalat, eks ole, et kas selle nimel on mõtet kõik rehvid nii-öelda sellel eskaleedi ribadeks sõita. Või siis panustada 29 peale Eestis. Ei selles mõttes, teisele saavad nad niikuinii peale juba, et teine asi, sama oli ka tegelikult Vaaksiga, et hea uudis on see, et ta sinna ülikooli saab siiski minna ja selleks ajaks on ta terve ja kõik on nagu hästi, eks ole. Et küll on äärmiselt kahju, et jälle tagaliinis jälle üks auk. Väga kahju. Eriti veel tema nagu sellise tõusu peal. Jah, sellise nagu hea fooni pealt, on näha, et
tiivad on kasvanud mehele, eks ole, et noh, et aga praegu olid nad nagu selles mõttes head tiivad ka sellised, et noh, et ta nagu õigustas seda lendu. Mul on paar küsimusest Henri Trelli kohta, sest tegemist on mehega, kes andis meie podcastile natuke ka tiivad juurde, kui ta see ikkagi sai lõpuks selle lepingu kätte, siis me two-way lepingu kätte, siis me nägime, kuidas ka, mina nägin vähemalt, kuidas numbrid tõusid kõvasti, et kohe kasvas ka rahva huvi NBA vastu. Esiteks, kas oli sul üllatus, et Trell lõpuks teise eestlasena selle asja ära tegi? Hea on öelda, et ei, mis ma ütlesin ammu, et küll ta saab. Mina ikka lootsime kõik ju kogu aeg, et ta saab ja noh, nagu mina elasid kaasa ka, et ta saaks ja noh, ma ei saa nüüd öelda, et mingi hull üllatus oli, et ma ärksin üles hommikul, ma ütlesin, mine päriselt ka saigi, ei või olla. Aga noh, ega ju see tee ei ole talle ka nüüd nii lihtne olnud, et nagu seda saaks kindlalt teada, et küll ta ükspäev kindlalt saab, et seda nagu ka ei olnud, et noh, siuke teenis selle välja tegelikult. Jaa, kindlasti, minu arust küll. Minu arust selle ta teenis kindlasti välja, et noh, ma ei tea, kui suur see üllatus oli, et noh, ikka, kui teisena saad, siis no väga safe bet ei ole, aga noh, nüüd jah, ütleme, suu ammul ei istunud hommikul, Luka Treid oli palju hullem. No, seda kindlasti. Nüüd kui lõpuks Henry sai Washington Wizardsi vastu seal tegi laua nurka servisi. No tal oli paar korralikku mängu, aga olgem ausad ka, see nagu teenistus jäi lühikeseks, eks ole. NBA platsi peal vähemalt. G-liigas jätkus väga kenade sooritustega. Aga ma tegelikult ma ei taha isegi seda vestlust väga pidada, aga kas Henril oli üldse kunagi reaalne šanss nagu seal kanda kinnitada või oligi see, et hooaja lõpus võid ju saada, aga tegelikult, et saada nagu päriselt platsi peale, selleks on sul vaja ikkagi roppu moodi, ma ei tea, kontakte, tutvusi, õnne, et mulle tundub, et Henri mängu taseme taha ei jäänud, sest nagu ma nägin, kuidas see mees G-liigas domineeris, et nagu ta oli ikkagi üks paremaid oma satsis seal Portlandi tiimis ja ta oli nagu, tõesti oli oma meeskonna üks liidrid, et nagu taseme taha, ma ütleksin, et ei jäänud, aga pigem jäigi, kas siis Portlandi enda nagu seisu taha või ühesõnaga nagu teiste asjaolude taha jäi see lõpuks. Ma arvan küll, sest ega seal ju need samasugused jookseb seal ringi joh ei tea kui palju, et ma ei usu ka, et see nagu selles mõttes mängu taha jäi, et esiteks ta ei saanudki üldse nii palju mängida, et sa saaksid öelda, et ta kellegist halvem või parem, et sul tekib mingisugune nagu arvamus võib-olla selle kohta, et ta võiks olla kellegist parem või halvem, aga kokkuvõttes me keegi ei tea, et mängu taha seda kuidagi jätta, ma arvan, väga väike šanss, et kui korvpall muidu on raske business, siis see NBA on täiesti teine minu arust, see nagu need kuradi numbrid ja lepingud ja kõik need asjad, mis sinna nagu maksma pääsevad lõpuks, et see on nagu see on nii keeruline maailm, need agentide suhted seal ja kõik need front office'id ja kõik see pool, et seal üldse ellu jääda ja sinna kuidagi sisse üldse saada, et see on juba ütleme nii, et kui ma omast arust Euroopa korvpallis nagu tean päris palju, siis seal mul tundub, et ma nagu põhimõtteliselt jagan mitte. No ma loodan, et tulevikus mitte noormängid ikkagi kui on ambitsioon olemas NBA puhul, nad ikkagi küsivad Henrit, et kuule, kuidas sa ikkagi tegid selle triki ära ja mida selleks vaja on, et üldse sinna lähedale jõuda, aga nüüd on Henri tagasi Euroopas, mul on niisugune kuri kahtlus, et ta pigem kas jääb Euroopasse või siis võib-olla Maiki, võib-olla teiste komba proovib võib-olla mingil hetkel ka teisi liigasid, mis on aga mul on ikkagi jääb mulje, et hoolimata sellest, et Henri liiga palju ei ole siin Euroopas nüüd veel hiilanud, siis talle tegelikult peaks sobima ka Euroopa korvpalli, et ta peaks siin ikkagi ilusti hakkama saama. Selles ma ei kahtle, jah. Lihtsalt see praegune situatsioon, kuhu ta läks või sattus, ütleme, et siis eks ta oli, ma arvan, selline mingis mõttes teadlikult võetud risk ka, eks ole, et kui muidu njama, aga silm on vähemalt ilus, vaata. Seda ka kindlasti, aga kuhu sa veel tahad minna, kui mitte võitvasse meeskonda, ja ütleme, seal on siuke süsteem ka, et ta mingis mõttes ta peaks sobima hästi süsteemi, lihtsalt siis, kui sa lähed nagu nii heasse süsteemi, siis sinu pärast ei hakata see midagi ära ka lõhkuma, et see selles mõttes, ma arvan, oli teadlik risk, et midagi ta ju seal vahepeal saab ka, et selles mõttes ta nagu on pildil, ta on ikkagi heas kohas, võitvas meeskonnas endiselt,
et ja ma saan aru, et mingid fännid nõuavad, et ta mängiks seda enam, et ta nagu ei ole kuskil nagu, ma arvan, ta oma aktsiaid sellega praegu väga maha mänginud. Okay. Ta võiks ju järgmise hooaega proovida, kui ta saab pakkumise seal samas. Ei, no, iseenesest ma saan aru, et tegelikult on nagu G-liiga uksed endiselt avatud ja oodatakse tagasi ja kõik need kokkulepped on endiselt olemas, kui sa tahad, eks ole. Jah, aga kas sa tahad minna sinna G-liigasse? Las ära BM-il ja siis läheb tagasi ka. Ma tõesti loodan, et ta nagu ikkagi saab endale usalduse, et ta saab endale tiibus jurutada ka Euroopas ja ma arvan, et temast võib saada väga korralik Euroliiga tasemel mängija, lihtsalt sellepärast ma küsisingi neid küsimusi, et kas sa näed, et tal on nagu ka Euroliiga nagu tähepotentsiaali veel. Ei, ikkagi selles mõttes ta on ju, mis ta on 24 või, et ta ei ole ju veel seal lähedalgi, kus ütleme Euroliiga mingisugune keskmise staari vanus on, et tal ju sinna on veel kõvasti minna, et ei, ma arvan, ta aeg tuleb küll, et küll ta veel jõuab, et noh, ma ise unistan ka, et tuleb ikkagi see päev, kus on 2 eestlast NBA-s ka korraga, aga ma arvan, et Trell nagu, jah, ma ütlen, et nagu selle aasta valgus ma ei usu, et ta väga palju oma aktsiaid nagu maha mänginud. Võib-olla tulebki unistada 2 tükki, siis 1 on kindlasti. Sest vahepeal oli ju Lätil oli korraga mingi 5 või 6 meest korraks. Ühes tiimis oli 2 venda korraga. Noh, need Bertansid, Pačesniks, ühesõnaga seal oli hunnik jätlas korraks. Paar küsimust veel ja siis aitab kaamera tänaseks, lähme koju, kell on tegelikult päris palju, kui keegi, kes kuulab praegu ei tea. NBA mängijad virisevad peamiselt selle üle, et see hooaeg on kurat liiga pikk, 82 mängu põhihooaega pluss play-offid, kas noh, nad mängivad 48 minutit ka, aga see tempo seal värgid on natuke teistmoodi. Kas see palju või vähe, kas see nagu lõhub sind ära või ei lõhu ära? Muidugi lõhub. Ega see, minu arust nende nagu hooaeg ei ole selles mõttes nii pikk, neil on lihtsalt palju mänge. Ja, no, Euroopas on vastupidi minu arust, et hooaeg on nagu liiga pikk, et meil ei olegi neid mänge nii palju kohati, aga nagu liiga pikaks on lihtsalt see venitatud, et aga see mõlema pidi, et noh, et ega miks NBA-s minu arust ju sellepärast tekivad ka need nii-öelda tühjad või igavad mängud või midagi, no lihtsalt mentaalselt sa ei kesta ära, kui sa iga 2-3 päeva tagant pead see kogu aeg nagu nii-öelda top levelil paugutama, et noh, ikka tuleb neid kuradi mänge, kus vaatad, et juba 20 vahe, no lasta siis läks nii homme mängime uuesti, et no ma arvan, et see on mingisugune inimlik faktor, mis seal tekib, et selles mõttes kindlasti ja no, ma arvan, et need mingisugused rasked vigastused, mis minu arust aastalt aastale neid tuleb kogu aeg järjest juurde, et ma arvan, et see näitab ka juba ära selle, et see on probleem. Mul on 2 küsimust veel. Teine küsimus on see, et me saime Serbia endale alagruppi. Kas sa pigem ootad, et Joker ja Bogi ja muu koondis nagu tuleks, mida nad vist ei ole veel teatud endiselt, nad joovad õlut vist kuskil endiselt. Nad ütlesid, et see tuleb õlle pealt. Aga või ei nagu, et kui nad ei tule, kui see põhituumik jääb tõenäoliselt siis välja, eks ole, et kui nõrgaks Serbia sellest muutub? Nõrka Serbiat pole olemas. Nõrka Serbiat ei ole olemas, aga noh, me peame... Ei, minu pärast las nad tulevad, igal juhul võtame vastu ja pange nii palju välja, kui teil on, siis pärast vähemalt ei ole vabandusi, aga kui nad ei tule, noh siis... ma ei tea, seal on seda kuradi valikut nii palju, et NBA-s saavad satsi kokku, Euroliigas saavad 5 satsi kokku, et neil väga vahet ei ole, neil on pigem see, kuidas nad seal ära siis mahuvad, et kui need suured ei tule, et kes siis nagu seda kandma hakkab ja kuidas nad siis oma egot seal ära jagavad, et aga... Ma arvan, et see Oklahomas terve aasta aega puhanud poiss Topic ja Jovic ja noored poisid proovivad. Jovic vist ei saa terveks veel. Jah, aga no nad siis tulevad, nad on kindlasti siis jälle näljasemad ja seal ei tea kunagi, mis juhtub, aga noh, nad on siin enne käinud ja on loputada saanud küll, nii et las saadavad igaks juks oma paremad välja. Viimane küsimus on see, et kas Siim Sander Vene istub üks päev isa kombel ülikonnas ilusti pingi peale ja karjub noortega? Noorte peale ei tohi tänapäeval karjuda, alustame sellest. Okay. Täismeeste peale siis, sest et tol hetkel on ikkagi kõrgluiga ülikonnaga ka enam juba väga palju mängudele käida. Kusjuures Eesti, meie kõrgliiga veel ikka käiakse. Jah. Aga tegelikult kas sinust on, lisaküsimus, kas sinust on õige, et treenerid käivad kuradi dressidega seal või? Minu arust on kõige aegem see, et miks kohtunikud on viigipükstega. Ma olen ka vaadanud, et kuidas seal sees nagu olukord võib olla. Eriti vaadates neid särgimaterjale. Aga ei mina, mind nagu otseselt ei häiri. Ma ei tea, me spordivõistlusel, miks sa pead siis seal lipsu ja pintsakuga samas olema?
ei tea, see on niisugune nii ja naa, et noh, ühtepidi on küll esinduslik ja ilus näeb välja ja kõik on tore, aga samas teistpidi kõik on higised ja kuradi katkise rebitud särkidega. Jaa, samas kui on viisakas polo või viisakas kampsun on jumala fine. Minu arust on see ka või puisa. Kõigil ülikood ei sobigi, aga mõnedele sobib hästi. Pätrailile sobib ma saan aru, kui klubi manager või klubi omanik on ala pintsaklipslane, aga treener ei pea, aga ta peab soliidne olema. Okei, aga tule nüüd originaalküsimuse vastuse. Jah, ühesõnaga liiga palju ambitsiooni ei ole ja liiga palju ma ei näe, pigem ma olen seal teises kohas. Managemendis oled kuskil äkki? Front office. Front office, jah. Omanik. No ühesõnaga loodame siis, et varsti, kuna see tiim on juba aastaid olnud hästi mõttetu tiim NBA-s, loodan, et kunagi Arturas Karnissovas asemel on Siim Sander Vene seal Chicago Bullsis ja tõmbab niite, sellepärast, et ma ütlen, et ma väidan, et sa teeksid paremat tööd kui Karnissovas. Jaa, aga ta on ju Hornetsi mees hoopis. No jah, Charlotte vajab ka abi, Charlotte vajab väga palju abi. Selle korraks siin see treenerite teema ja kui ennem siin jäi aru saama, et nagu ma olen pikki päid saanud treenerit, et siis ei Levkoi, ei kadunud Allan Torbek, ei Visnapu, ei Tralla ega Erkma füüsiliselt mitte kunagi, aga kord peab majas olema ja nii selle noodiga on hea lõpetada. Aga siin, et ei oleks unustamise asja, me küsime alati jälgijaid, et lükake väike follow Haapsalu erilastele, et neil on Instas on olemas, meile võib alati panna, aga et igal follow'l on ju väärtus tegelikult, et see aitab asjal kasvada. Muidugi absoluutselt ja kes sinna kandi satub, käige saalis ka ära ja sumiseme kõik koos. Absoluutselt. Ja selle tooniga lõpetame head õhtut ja need ei tee, kes te kuulete meid nädal aega hiljem, siis aitäh, et kuulasite nii palju. Tšau. Tšau.